Parlamendi liikme selline missioon on ju teatavasti, et ta peaks esindama valijat. Kuidas te oma parlamendi liikme töös tundsite, kuidas valija esindamine üldse on võimalik ja kuidas see praktikas nagu rakenduks, et mismoodi neid valija huve nagu teada saada ja kuidas ennast temaga siduda? Selline termin on ja minu meelest see kehtib omavalitsuste tasandil, kui omavalitsused on muidugi sellised normaalsed võitu, et nagu praegu meil jälle tuletatakse tosin aasta tagustade meelde, et üks 5000 elanikku võiks olla. Noh, see on ligikaudne, aga umbes nii. Seal on kindlasti võimalik pidada silmas oma elektoraati mingil määral. Kui me aga siit Eestist välja läheme, mu meelest ka Riigikogu tasandil ja siis esindad sa, noh, küll erakonda mõistagi, oled sa sunnitud mingil määral esindama, aga ka Eesti riigi üldist huvi peaks Riigikogu ja silmas pidama oma partei kõrval. Aga Euroopasse minnes on see ikkagi üldine Eesti huvi nii hästi halvasti, kui nüüd keegi seda suudab esindada ja aru saada. Et seal on reegel see, et oma riigist ei räägita ega põhjendata seda, et me oleme halvemad või paremad kui meie mõni naaberriik. See on toonud hirmu kujutlusi või toob siia maale Euroopas, sest see tähendas üldiselt vanadematel aegadel alati sõda. Et kui hakkasid naabrid üksteist seal üle piiri nii-öelda väga kritiseerima. Ja seda loetakse halvaks tooniks siia maale ja sellepärast kõik parlamendiliikmed teatavasti esindavad oma riigi huve, aga mitte kõvahäälselt ja demonstratiivselt ja mitte iialgi kedagi teist halvustades, see on välistatud. Ja see tähendab, et aetakse suhteliselt siis ümmargust, seda tehakse niisugust nägu rohkem, et meil ei olegi nagu need liikmesriikide huve. Aga nii kui on niisugused, tihtilugu on need kaubandus-majandusküsimused, kus see siiski vägagi pinnale kerkib, näiteks sel juhul ka sakslased, kes on väga tagasihoidlikud oma mineviku tõttu, nad käituvad kogu aeg ikkagi teisiti. Nemad ühinevad kuskil seal taga kuluaarides ja tulevad välja üldise Saksamaa positsiooniga. Jälle mitte defileerides, see on tunda igal pool, et nüüd enam ei ole sul siin midagi rääkida eriti palju, sest nende käes on nii palju hääli, eks ole juba. Et sedapidi ta töötab ja see on ilmselt parem kui seda rahvuslikku või siis riiklikku huvi liiga kõvasti toonitada, et see ajab teised ärevile. Nii et me võime siis teha järelduse, et rahvuslik kuuluvus ja oma maa kui terviku huvide esindamine on siiski oluline. On oluline, aga see on pool avalik. Võiks nii öelda, sapienti saat, kes on seal pikemalt olnud, see saab väga hästi aru kohe, kust poolt tuul puhub, eks. Aga seda tuleb teha ettevaatlikult ja rääkida ikkagi üldiselt Euroopa Liidu ühishuvidest. Ja teatavasti nende osa on tasapisi suurenenud aastatega, pool sajandit on seda mängu mängitud natuke ülegi. Ja ühisosa on suurenenud, aga nagu praegu just väga selgelt välja tuleb, on ta ikkagi liiga väike, sest ühisüksusena tahetakse rahvusvaheliselt küll esineda ja peetakse nõu Kagu-Aasiaga või Ladina-Ameerikaga või nii edasi, aga see üksus ei tööta, kuna maksusüsteemid on igal pool erinevad ja kõikide nende ühtlustamine nüüd järgmine samm, mis tähendab, et igaüks ka millestki peab loobuma ja meie mantra siin näiteks tulumaksu ümber, mis ühte erakonda iseloomustab, see tõenäoliselt läheb siis ka uute läbirääkimiste alla ja suug kindel, et ta niimoodi säiluks. No see on näide ainult. Eestist on Euroopa Parlamenti valitud 6 saadikut, nii 2004 kui 2009, Saksamaalt ligi 100. Kuivõrd need 6 saadikut omavahel koostööd tegid ja teevad, kuivõrd nad oma positsioone koordineerisid, kuivõrd nad üldse omavahel ja kuidas läbi said?
no ma usun, et olles nii suure seltskonna pisike rakuke, alla selle üle 6 ei ole isegi Küprosel ega Maltal, see on pandud fikseeritud miinimum, kus me oleme siis kõige suurem Eesti 6-line, aga seal ikkagi just needsamad riigi huve aeg-ajalt peegeldavad asjad on alati koostöös läbi räägitud. Ja meie passida oli peale kõigepealt see Venemaa võttis seal ikkagi oma esindaja kaudu üsna tihti alguses sõna, kui et meie diskrimineerimisest ja niisugustest, milles meil ka oli siis Lätiga ühine huvi, et see nii väga halvasti me välja ei paistaks. See oli üks, aga sellest arenes välja hoopis tükkis, on niisugused ajutised komisjonid, see tähendab, et selle koosseisu jaoks otsustatakse teha ka niisugune, see oli minoriteetide siis. Aga Euroopa on neid minoriteete täis. See oli igasuguseid, et on austerlasi jäänud Itaalia poolele ja ühesõnaga see pilt läheb äärmiselt kirjuks, kui kõik. Ja nii ta läkski. Nii et see Vene vähemused Eestis ja Lätis arutati, aga meile ta oli selles mõttes oluline, et siiski rääkida nüüd propagandale natukene Venemaa omale nagu vastukaalu. Ja see ka õnnestus, nii et ega me seal eriti enam peksa ei saa.